Mul on siin ees nüüd üks suur andmetabel, mida ma tahaksin hakata põhjalikumalt uurima. Ja see on niivõrd suur tabel, et ma nii või teisiti pean hakkama kasutama kas kerimisriba või hiireklahve, et sellest numbrimassist siis siit aru saada. Ja kerime natukene tabelit paremale ja kerime natukene tabelit alla ja juba ma ütleksin, et on tegemist kaosega. Ei ole mitte mingit mõtet ju vaadata sellist numbrimassi, mille tulpadel ega veergudel ei ole pealkirju. Lähen tagasi tabeli algusesse, Control Home, ja loogiline oleks ju, et oma sellist suurt tabelit vaadates ja seda tabelit kerides jääksid paigale minu tulpade pealkirjad ja ridade pealkirjad. Ja kuidas sellist asja siis teha? Nagu näete, olen ma aktiivselt juba View nupuribal ja siit View nupuribalt tuleb valida käsk Freeze Panes. Siin on nüüd 3 võimalust, kas külmutada nii-öelda või lukustada esimene tulp, lukustada esimene rida või mingisugune muu piirkond. Kui ma nüüd vaatan seda tabelit, siis mina tahaksin, et mul jääksid paigale tabeli kerimisel 3 esimest rida ja ka 3 esimest tulpa. Need read ja veerud on siis mul olulise infoga täidetud, mis tabeli uurimisel on vajalikud. Ja sellepärast ei saa ma neid 2 varianti kasutada ja valin siit esimese variandi. Nii, ilmusid siia tabelisse sellised peenikesed mustad joonekesed ja kui ma hakkan nüüd seda tabelit kerima, siis näete sellest peenikesest joonest ülespoole on minu lahtrid lukustunud ja kui ma kerin paremale oma tabelit, siis sellest joonest vasakule poole on samuti lahtrid lukustunud. Aga tulemus ei ole ju päris see, nagu ma ootasin, eks. Läheme tagasi uuesti siia Freeze Panes nupu peale ja valime Unfreeze Panes, ehk siis lukusta lahti minu read ja veerud. Tähelepanu tuleb enne ridade ja veergude lukustamist pöörata sellele, kus asub parasjagu sinu aktiivne lahter. Praegu on minu aktiivne lahter siin esimeses lahtris, aga see aktiivne lahter peaks asuma sellises kohas, millest ülespoole olevaid ridu ma tahan lukustada ja millest vasakul pool olevaid tulpasid ma tahan lukustada. Seega nii-öelda põhitabeli kõige vasakpoolsemas ülemises nurgas. Ja kui ma nüüd valin siit käsu Freeze Panes, siis ilmuvad need peenikesed mustad jooned mulle täpselt õigetesse kohtadesse. Kerides nüüd oma tabelit allapoole, ilusasti tulpade pealkirjad on mul fikseerunud ja kui mina kerin kerimisriba paremale, on mul samuti õiged tulbad fikseerunud ja saan oma tabelit hakata põhjalikumalt uurima. Ning jällegi oma lukustussüsteemist saab lahti Freeze Panes alt ja valida Unfreeze.